tere, spirituaalsed uudised siit kandist ja tuleb kanaldusena teave. Võiks isegi öelda, et see on hoiatav, kaitsev seoses ajastute üleminekuga. Nimelt, ma alustangi siis kuskilt otsast. Ma näen sind, kui sa oled uue ajastu, veevalaja ajastu inimene. Ma näen sinu inimlikkust, ma näen sinu sellist humanitaarsust, on ju sellist nagu, ma näen sinu emotsionaalset intelligentsust, ma näen seda kõike ja ma näen, et sa oled õigel teel, sa teed õiget asja. Kuid üks asi, ma tahaksin hoiatada sind, seda eriti 2026 aastal, pigem on see su enda kaitseks. Et kui sa oled väga suures naisenergias, et sa hoiaksid iseennast. Kui sa oled väga suures naisenergias ja sinus ei ole mees- ja naisenergiate tasakaalu sisimas, ei sinu sisemises liidus ega ka välimises liidus, siis pigem ma ei ütle, et vaiki ja kaitse ennast selles osas. Ma ütlen vastupidi. Ole see, kes sa oled. Järgi seda, kuidas sa oled. See on maailmale, arengule, evolutsioonile, see on super. See on 10. Aga võib-olla, kui sa oled liigses naisenergias, tee seda, kuidas öelda, rohkem passiivses energias ehk omale loomu omases energias, naisenergias, passiivses energias ehk siis kas kirjuta või tee mingeid kaugseansse või ära ole kuss, väljenda oma seda, sest mida sa väljendad on täpselt 10. Ma näen sind, sa teed jumala õiget asja, aga veevalaja ajastu ja eriti nüüd tegelikult see 2026 aasta nõuab väga palju, et sa oleksid mees- ja naisenergia tasakaalus. Kui sa seda ei ole, sa võid endale liiga teha nende intensiivsete transformeerivate energiatega. Kui sa oled liigses naisenergias, pigem ole passiivsemas, loo passiivne sissetulekuallikas mingitel erinevatel viisidel, kirjuta raamatuid, tee video, audio, mingeid kursuseid, pigem hoia tagasi, hoia ennast, säästa ennast. Pigem on sinu aasta 2027 aasta. Ma ütlen seda, et ära tõmba täiesti tagasi. Väljenda ohtralt, külluslikult seda, kes sa oled ja kuidas sina maailma näed. See on praegusel ajastul väga-väga väärtuslik. Aga ära, kui sul ei ole mees- ja naisenergiat tasakaalus, siis ära liiga aktiivselt ole. Niimoodi sa kaitsed iseennast ja oma sellist nagu puhast, ilusat, naturaalset, sinu essentsi naisenergiat, eks ju. See on, kes sa oled sünniomaduselt. Ja kui sul on õnnestunud ka niimoodi elada, et elu on sind hoidnud niimoodi, siis hoia seda edasi, tehes oma missiooni edasi, aga seda naisenergias. See panustab samaväärselt kui keegi meesenergias. Lihtsalt praegu on see defitsiit ja on vajalik, et sa seda väljendaksid, kuid lihtsalt hoia ennast, sest praegused energiad on väga transformeerivad ja nad võivad olla sinu jaoks liiga karmid, kui sa sekkud liialt. Sellepärast minu sind kaitsev sõnum on pigem kirjuta, tee nagu passiivse sissetulekuallika viise, hoia, säästa ennast, sinu aeg tuleb täielikult. Ja praegugi on sinu aeg, sest sa oled ära tabanud veevalaja ajastu essentsi, jaga kindlasti külluslikult, kuid ära võrde ega võitle, kui sul ei ole mees- ja naisenergiat tasakaalus. Kui sul vähemalt ei ole sisemine liitki tasakaalus, kui sa oledki ülekaalus naisenergias,
siis see ongi sinu essents ja see ei olegi, et midagi on sinus valesti, lihtsalt sa võiksid ennast kaitsta ja säästa see, eriti see 2026 aastal. Sa oled sacred, sa oled divine, ma näen, et sa oled divine energia, ma näen, et sa lood divine, sa lood puhtast kohast, ma tean, ma olen näinud seda, ma näen seda, ma hindan seda, aga seda enam ma tahaksin, et sa kaitseksid ennast. Sest Eesti ja maailm vajab seda jagamist, mis on sul jagada. Aga sul peab õige meetod või eluviis või süsteem olema selleks, et ära püüa samastuda kellegiga, kui sul ei ole seda nagu baasi või kogemust sügavuti veel integreeritud. See tuleb ajaga kindlasti, kuid ole ettevaatlik selles osas lihtsalt. Sest Veevala ajastu need põhiliidrid on kindlasti need, kes on endas tasakaalustanud mees- ja naisenergiad. Nad on selles mõttes, neil on mõlemad nii nais- kui mees-liidrite omadused neis integreeritud. Seega neil on nagu kergem manööverdada ja võib-olla selles mõttes, kui sa saad aru. Aga kui liigses naisenergias hakkab minema meesenergiasse kuskil seal püüda, aga tal ei ole seda integratsioonitööd tehtud, siis ta võib endale liiga teha sellega. Et see on nagu hoia ennast selles osas. Et see... Sest ma näen, et elu on sind hoidnud ja sellepärast sa ei ole seda integratsioonitööd pidanud vajalikuks ehk mees- ja naisenergiate tasakaalu liigselt vajalikuks. Aga need, kellel on see vajalik olnud mingite elukogemuste tõttu, siis see ei ole olnud juhuslik. Neid inimesi on universum treeninud praeguseks ajaks. Aga sinu roll on väga-väga oluline. Palun ära vaiki, jaga oma tasakaalus ilusat kogemusi, divine feminine kogemusi, see on ilus. Ja ka hoia ennast, hoia enda tervist. Ja mis ma tahan öelda, ma saan ka kanaldusi selles osas, et kuidas divine, feminine ja maskulin protsessivad, võiks isegi öelda transformeerivad kalade ajastu ja isegi oma suguvõsa mustrite teemasid integreerivad, protsessivad, transformeerivad. Alkeemikud on nad täielikult praegu, ma näen. Inimesed, kes on määratud olema alkeemikud, praegu täiesti on selles protsessis. Et absoluutselt, et kes varem võib-olla oli introvert, hakkab ennast väga konstruktiivselt väljendama nii teistele, aga ka iseendale, enda sees selgust looma läbi selle. Need, kes on olnud passiivsemad tegutsemises või liikumises, nemad aktiveeruvad selles osas, kes on määratud aktiveeruma. Ma näen seda, et tekib täielikult alkeemiline tasakaal just sellise, nagu ma just kirjeldasin, mees- ja naisenergiate tasakaalud. Nii suhetes, aga ka töös. Kuidas öelda? Töös enam päris mõistuse tasandil ei saa, et seal on intuitsioon ja mõistus, südame ja aju koostöö on uue ajastu sellise ükskõik, mis tööd sa teed. See on määrav osa. Suhetes on ka see varjude valguste tasakaal, ühtsus, terviklikkus, kaksikhinge, dünaamika, kus ongi siis tegelikult sarnane tõmbab sarnast, kuid selle all ma mõtlen seda, et see on ultimate, selles osas on mees- ja naisenergiate tasakaal mõlemas indiviidis, aga see ei tähenda, et sellepärast, et nad on nii suures ühenduses oma hingega, sellepärast on see nii, sest meie hing on unisex. Meie hing käib läbi elude, kord on ta mehe rollis, kord on ta naise rollis.
selles mõttes meie essents, meie tuumik on tegelikult unisex. Aga lihtsalt, et see energia, mis on domineeriv, tähendab kaksik hinges on niimoodi, et jah, neis on väga tugevasti integreeritud mees- ja naisenergiate tasakaal. Nii nende töös kui eraelus. Aga alati sellest dünaamikast sarnane tõmbab sarnast on ikkagi see, et üks on suuremas meesenergia ülekaalus tibakene ja teine naisenergias. Ja siin tegelikult ei määra see, kas on mees või naine, vaid energia ülekaal. Et see on see, et tänapäeval me ju kõik teame, on ju, et see on nagu selles mõttes energiataseme keel. Ja ma näen, et maskuliin, see, kelles on suurem maskuliin, tema loksub paika midagi töös. Et ta on olnud ühes äärmuses, proovinud ühte, proovinud teist ja nüüd ta nagu sihikindlalt manifesteerib või töötab isegi, väga tugevasti töötab, tõuseb oma ametiredelil mingile uuele tasandile. Maskuliin. Täiesti täiesti sihikindlalt ta väljendab ennast, ta tegutseb, ta läheb nagu mingi tipusuunas, ta tahab midagi saavutada siin. Et see näitab nüüd aasta lõpuni, ta töötab selle nimel. Naisenergia on tema on siis alkeemik selles osas. Naisenergia on alkeemik pigem lähisuhete osas. Lähisuhete osas ja just oma suguvõsas selliste oma suguvõsa mustrite jälgimisega, ta on murdnud mustreid ja ta loob tasakaalu sellises nagu dünaamikas ja see, kuidas ta loob, see mõjutab ka välisilma või ühisvälja. Ja tegelikult see maskuliin, kes oma tööalaselt, eneseteostuse alaselt teeb, temaga on see, et tema on ka inspiratsiooniks teistele, mis täiesti teistsugust meetodit nagu elevated, siin on midagi nagu geniaalset on siin juhtumas. Ja minu juures on käinud ka nii-öelda kõrgemad hingesidemed, kes on teinud ühist eriala ja nad on läinud tülli selle pärast. Muidu iseenesest suhe on olnud väga lähedane ja kirglik, aga nad on läinud tülli, kui nad on ühendanud oma väed, et teha nagu ühist nii-öelda firmat või ettevõtlust. Ja tegelikult see on märk sellest, et hoidke indiviidsena, et hoidke eraelu ja tööelu eraldi. Et kuigi kõrgemad hingesidemed tihti tahavad ühendada oma väed ja väga paljud seda teevad mingis valdkonnas, siis ma leian, et on väga eluterve, kui sul on oma indiviidne töö või eneseteostus ja teil mõlemal siis eraldi ja seda austada ja sest juba see mees ja naise energiate nagu, kuidas öelda, emmal kummal on see ülekaalus, siis ongi see, et see väljendus on juba omamoodi, teistmoodi natukene maailmavaatega. Aga ma leian, et kaksik hinges on see rohkem, see on mõistvam. Nais- ja meesenergiat vastakuti austav kindlasti. Teil võiks olla indiviidsed sellised eneseteostuse projektid või programmid või eluviisid. Ja kindlasti ka midagi ühisväärtus, mille suunas liikuda. Ja see ühisväärtus võibki olla siis kas erialatöö või siis lähisuhe, perekond, kogukond, oma mingi sõpruskond või mingi muu teema, eks ju. Ühised eesmärgid on tähtsad või millegi ehitamine koos, millegi loomine koos, eks ju, on see siis, on ju need projektid. Reisimine või kodu või kuidas, niisugused nagu alati on hea, kui on mingi ühine see, aga kui sa näed, et teie tööalane või mingi selline ei ühti nii, et nii suured erinevused, maailmavaatelised erinevused meeste ja naiste vahel, et see ei ole veel võib-olla nii kooskõlastunud, siis
see on märk sellest, et võib-olla ongi hea, et ei pane kõiki munasid ühte korvi, et minu meelest on see ka värskendav, kui sa, igaüks teeb oma asja ja neil on ka ühine asi, et minu jaoks on see isegi täiesti mõnus, et on ka oma aeg, see on nagu värskendav, see on hea, see hoiab piire, see on täiendav, see on rikastav, isegi kaksikhinge lepingus on see normaalne. Aga on ka normaalne, kui on üksmeel koos loomises. See on täiesti okei ka. See oleneb, no ma ütlen, iga kõrgem hingeside on omamoodi. Tal on omad dünaamikad ja see on ka okei. Ja enne, mis ma ütlesin, ma hoiatasin ja kaitsesin, sest ma tean, et ma olen ise ka olnud väga suures naisenergias. Elu on mind voolinud, et ma ikkagi siiski tasakaalustaksin endas mees- ja naisenergiat, sest ma olen olnud liialt naisenergias nii selles elus kui ka eelmistes eludes. Ja ma ei ütleks, et see on mulle kasu toonud, et ma olen olnud ainult naisenergias. Liialt. See on nagu abitus tekkinud, natukene ohvrimeelsus tekkinud. Väga tähtis on, kas sul on partner või sul ei ole partnerid, et sa enda sisemise liidu, ehk siis tegelikult ükskõik, oled sa üksi või kaksi, sisemise liidu hoiad tasakaalus ja alati ühtsena. Siis sa saad kõigest, siis sa oled kaitstud nagu kogu aeg. Et see on, mida elu on mind treeninud ja nüüd ma saan aru, miks, sest ma näen nüüd see aasta, mis algab, on eriti tähtis mees- ja naisenergiate tasakaal. Mis on määrav veevala ajastul? Et ei kaotata ära seda naiselikkust, ürgset naiselikkust, aga ka ürgset mehelikkust. Et need alged on meis kõigis olemas. Ehk siis ürgne mehelikkus on tegutsemine, enese kehtestamine, töökus, vastutustunne, suur vastutustunne, oma inimeste eest hoolitsemine. Et kui ma nüüd vaatan, siis see on meesenergia, siis kui ma vaatan, et mu viimased aastad on päris palju selle maigulised olnud, kuigi ma olen väga naisenergia naine, võiks öelda, alati olnud. Aga ma leian, et ja olen siiani, mis siis tähendab seda, et ma oskan siiani ka nautida. Ma oskan siiani olla ka mänguline, kuigi mul on suur vastutuskoorem ja palju tööd ja olen väga aktiivne ja ennast kehtestav, pidanud olema rohkem kui kunagi varem ja eneseteostus ja kõik need asjad. Aga ma oskan ka nautida ja maksimaalselt laadida ennast, välja lülitada ennast, eks ju, et mul on need tasakaalus. See tähendab seda, ja mulle meeldivad iluprotseduurid ja hea toidu nautimine, kokkamine. Ma olen hakanud rohkem kokkama kui kunagi varem ja kui ma varem võtsin seda kui kohustusena, siis ma olen hakanud nüüd nii mänguliselt neid asju ajama. Ja sest ma olin harjunud, et mulle kokati alati, sest minu ümber on alati olnud väga head kokad. Mul on vedanud selles osas, et mul on tõesti väga head kokad minu elus olnud algusest saati. Ja ma ei olegi pidanud väga lihvima seda, aga nüüd viimastel aastatel ma olen seda päris palju lihvinud ja mul on lõbus ja mul on tore sellega seoses ja ma naudin ja tegelikult ka mu pojad annavad tagasisidet, et kuule, sul on nagu level up siin linnaeluga. Kokkamisel on level up, et selles mõttes need kogemused tulevadki, integratsioonikogemused tulevadki vastavalt elu sellisele voole ja mitte ükski asi ei ole juhuslik. Kui sa tunned, et et ma pean nüüd hakkama rohkem vastutama või mingi, siis tegelikult on see magus vastutus ja siis sa saad hiljem aru, et veevala ajastu vajabki mees- ja naisenergiate tasakaalu ja ta tegelikult elu on mind treeninud just praeguseks eluetapiks. Et kui mal ei oleks seda varasemat olnud, ma ei saakski luua sedasi, kuidas ma praegu loon ja ma ei saakski ennast kaitsta ja ennast ja oma inimesi kaitsta sellisel moel, kui mul ei olekski varasemaid kogemusi olnud. Ja teadlikkust ja taipamist ja intuitsiooni.
et ma olen väga-väga tänulik sellele ja ma tahaksin, et igaüks saaks aru sellest olulisusest. Väga paljud naeravad välja, mis naine ja mees nais- ja meesenergiad, aga veevõla ajast küll sa veel tajud, et ei saa, kui sa oled liiga meesenergias, veevõla ajastu on väga naisenergia tegelikult ajastu. Siiski ta on õhuelement ehk ennast kehtestav ja seal on ka meesenergia korralik baas olemas. Et kuigi on humanitaarne aeg ja emotsioonide selline korrastamine, protsessimine ja nii edasi, siis siiski ta on kaine mõistuslik ajastu. Ta näeb seda emotsiooni ja ta näeb seda reaalsust, ehk ta ongi tegelikult mees ja naise energiate tasakaal ehk aju ja südame kooskõla. See on selle ajastu essents ja sellepärast ma räägingi mees ja naise energiate tasakaalust, mida väga palju, see on natuke ettenägelik ja väga paljud ei ole selleks valmis, kuid need, kes seda teevad, mida ma näen, et tegelikult kõrgema hingesideme väärilised inimesed seda tegelikult teevad, nemad, kes on sellel teekonnal, tähendab, kes on ärganud sellele ehk oma teisikule, siis neil on nad ei saa sinna midagi parata, elu voolib neid, see ärkamisega tuleb see pakett kaasa nii-öelda, selline alkeemiline tasakaal mees ja naise energiate vahel, aju ja südame kooskõla vahel, intuitsioon ja realism, kaine mõistus ja tegutsemine, aga ka passiivsus, nautimine, aga ka loomine konkreetne, eks ju, süsteemid ja nii edasi. Et siin on nagu väga-väga, see on veevõla ajastu, täiesti. Ja hea, kui sa niimoodi nagu varakult seda mõistad, sellepärast, et ega see ei muutu, see jääb nii, see aina kogub tuure. Et see on see selline spirituaalne uudis sulle ja ma näen tegelikult, et kõrgemad hingesidemed, mis nüüd siin novembris ja detsembris on. Siin on täitsa, ma ütlengi, et kõrgemas hingesidemes, kaksik hingesidemes on täiesti kaks võrdväärset indiviidi. Nad on tõesti tublid tööd teinud, ma tahaks öelda kollektiivis. Ja teevad, nad on nagu allaandmatud, nad on nagu mõlemapoolselt nii tugevad ja vastupidavad ja julged ja edasipüüdlikud ja nad on liidrid mõlemad. Seda on näha, nad nagu vastakuti, nad on nagu sarnased üks-ühele liidrid. Et sellest 10-10 ja 11-11 ja 12-12 portaalid, ja kuude viis, mitte ainult sellel päeval, kui portaalid on, et nagu mis alkeemilised, transformatsioonilised protsessid käivad. Selline sisetöö, et see on tuntav ja see on tegelikult, see on ebainimlikult võimas. Siin on näha, et loodus on sekkunud sellesse, et kui sa oled kõrgemas hingesidemes ja mõlemad olete sellised nagu liidri positsioonil, siis ja kusjuures siin ei võistelda teineteisega, vaid paralleelselt luuakse enda sisetöö keskselt. Siin ei vastanduta, siin on nagu lihtsalt kaks võrdväärselt sarnast need ja nad ei võistle ja nad ei püüa asendada teineteist. Nad saavad aru, et nad on teineteisele tegelikult väga väärtuslikud ja kasulikud ja väga-väga kaitset loovad. Üks loob maises elus, teine spirituaalses elus, et nagu nais- ja meesenergiatega on enamasti. Kuigi neil mõlemal on nii intuitsioon kui ka loogika paigas. Aga siin ei ole vastandumist, kui sa tead kaksikleegil, võib-olla on selline nagu vastandumine, erisuste mingi lihvimine, siis siin on lihtsalt paralleelne edasiminek, absoluutselt. Et siin ei ole nagu kaariku pool must ja valge hobu, siin on kogu see komplekt mõlemal indiviidil nii-öelda, mõlemad on oma elu juhid. Ja mõlemas valdkonnas väga tugevad natuurid ja tegelikult veevõla ajastu vajab seda, sest väga paljud veel kuidagi püüavad snihverdada kalade ajastu moodi. Ega väga pikalt see ei vea, see on see kaarik, läheb kuidagi niimoodi, et ei ole tervik, eks ju. Ja ei soosi need tähed seda väga.
pikalt, et veebruarajastu on ka väga aus ajastu, õiglane ajastu, et kui sa teed õiget asja ja õiglaselt ja mitte ainult omakasupüüdlikult, vaid tõesti sul on mingi nagu oma missioon siin ka ühiskonda või selles ja see on aus ja puhas, eks ju. Ja see on nagu inimlik tähendab, et siin ongi keskmesse tullakse ülemised keskused, energiakeskused, alumised energiakeskused saavad keskel ehk südames üheks. See on hästi inimlik ajastu. Lihtne, inimene, me kõik kukume sinna lihtsusesse, inimlikkusesse, loomulikkusesse. Aga me oleme unustanud ära, et just selles ongi vägi. Just selles ongi tõde, vägi ja nii edasi. Ja need portaalid, need on basically niisugused transformatsioonid, nad võib olla väga kurnav see, aga see on selline kurnav, et sa kohe saad ka tunda oma töö vilju. Ma näen, et väga paljud kõrgemad hingesidemed on jätkusuutlikult, järjepidevalt teinud. Nad juba teavad, neil on nii palju spirituaalseid ärkamisi olnud, et nad juba teavad, et see on ka vaja ära teha. Nad ei jää sinna toppama, nad ei põikle sellele vastu, nad lähevad sellest läbi ja tegelikult nad saavad kohe ka tunda kergendust, et nad on õigel teel. Et tähendab, elu neid nii toetab. Ma mõtlen just neid individuaalselt. Praegu ma näen distantsilt, on ju. Aga nad tunnevad paralleelselt, need on mõlemad omas voos. Isegi kui nad teevad nagu erinevat asja, siis nad on täiesti omas voos, sest tegelikult energiabaasil nad on liikumas õiges suunas, õige suhtumisega, tegemas õiget asja ja nad on enesearengu teekonnal, enesearmastuse teekonnal. Ja see on see, mis nagu jah, et nii tore on seda jälgida. Et nii paljud asjad on, ma tunnen ka, et nendes inimestes kõrgemates hingesidemes on mingid tõepusletükid paika loksunud viimased. Nüüd on juba need paigas. Et mingid valed on paljastatud ja tõepusletükid on paika loksunud, tervikpilt on tegelikult käes. Ainuke asi, mis on veel, on integratsioonitöö, viimane lihv mingites nendes nii karjääri kui ka siis lähisuhte osas. Et see on väga-väga täiesti kaks indiviidi, kes ei võitle teineteisega. Nad tunnevad uhkust teineteise üle. Kui kaugele nad on jõudnud. Ja kuidas nad on tänulikud oma mineviku minale, et nad ei ole alla andnud. Et nad on niimoodi tegutsenud ja vahelduva eduga niimoodi. Et siin on nagu võrdväärne leadership tegelikult. Ja nad saavad aru, et mees ja naisenergiate, ühes on natuke tiba rohkem naisenergiat, teises rohkem meesenergiat, aga nad on tegelikult mõlemad mees ja naisenergiat endast tasakaalustanud. See tähendab seda, et neis on ka nii meeste kui naiste vastu austus tegelikult, sellepärast, et neil on austus enda sisemise mees ja naise energiate vastu, siis on neil ka välja kuidagi, nad mõistavad, nad austavad, neil on sünergiline koostöö, neil on hea tahe, südamlikkus, eks ju, inimlikkus, kuidagi nagu ei pea oma energiat ja ressurssi kulutama mingitele draamadele ja tühistele asjadele, vaid nad saavad sirgjooneliselt luua seda, mis ammu pidi juba olema loodud siin uues ajastus. Ja neil tuleb see kuidagi väga sujuva kergusega ja teineteist toetavalt välja, et see on nagu väga tore jälgida, et mul on nii suur rõõm. Ma tegelikult näen seda, et nüüd viimased kuud on ju siin, on ju see 9, on ju praegu see viimased kuud sellest number 9 aastast, mis on numeroloogias viimane number, et lõpud on, et ma näen, et tegelikult see aasta on olnud väga tublisti on inimesed teinud oma tööd, eriti kõrgema hingesideme inimesed, et mul on nagu, nad osati nagu oskavad ka puhata, aga neil on olnud ja on veel edasi päris palju alkeemilisi protsesse, aga ma näen, et need on lihtsalt i-dele täppide panemine ja lause lõpupunktide panemine. Ehk siis nad on juba eeltöö nii suuresti ära teinud, et see aasta lõpp ongi, nad juba teavad ja tunnevad, et nad on õigel rajal. Et see on minu sõnum sulle täna, et see on imeline ja jätkake õiges vaimus, samas vaimus
ja vot, teil on 2026 aasta siiski kergem ja teil on soovitud olla aktiivne 2026 aasta, need, kellel on mees ja naise energiat tasakaalus, sest teil on kaitsebaas, sellepärast te ei ole selles mõttes äärmuses, et ühes ega teises. Teil on integreeritud varjud ja valgused, mees ja naise energiad, teil on mingid elukogemused olnud, mida elu arvab, et te olete piisavalt tugevad, vastupidavad, julged, et iseennast ja oma inimesi kaitsta ja toetada. Teil on ka väga suur energeetiline kaitse samamoodi veel baas. Ja kuidas öelda, see on see sõnum seletamatu miski, mida ei saa nagu täpsemalt kirjeldada, see on lihtsalt sellised hinged, kes on läbi elude teinud ja nad on tavaliselt ka vanemad hinged, jah. Et sellepärast on neil ka julgust või võimalust olla esirinnas ja teha oma asja. Ja oma väärtused paika panna ja ühesõnaga väga aktiivne aasta tuleb, et see on praegu eeltöö, ettevalmistus selliste nagu leadership'ide jaoks, et see on väga-väga ilus ajastu, ma olen nii tänulik, et ma sellisel ajastul olin ja kui ma varem mõtlesin, et nüüd ma saan aru, need õppetunnid, mis mulle anti varem, ma mõtlesin, et oh my god, kui välja kutsuvad, no ma mõtlen juba aastaid tagasi, on ju, oh my god, kui välja kutsuvad, siis ma mõtlen, et nüüd, yeah, bring it on, I m ready. et jaa, et isegi mu eksabikaasa on märganud minus seda, kuidas öelda, muutust. Ja he has shared on tegelikult, et ma jätkaksin samas vaimus selles osas, et ta näeb, et ma olen astunud leadership rolli, kuigi võib-olla varem tema on hingesugulasena väga suurt rolli selles mänginud, et ma tasakaalustaksin endas mees ja naise energiat. Võib-olla kunagi ma mõtlesin selle peale, et ta üldse ei mõista naisi, on ju. Siis tegelikult ma näen, et ta tegi mulle suurima kingituse, et ta laskis mulle endal integreerida oma sisemise mehe samamoodi, et ma ei oleks liiga abitu. Ja mina õpetasin talle, kuidas olla ka rohkem passiivsem ja nautida elu, sest tema oli liiga meesenergias, eks ju. Ja ma usun, et tema on ka tänulik sellele, sest varem oli ta nagu läbi põlemiseni meesenergias. Et minuga koos elades ma olen õpetanud talle väga palju seda, kuidas elu tuleb ka puhata ja elu nautida ja luua passiivset sissetulekut, et sa ei teeks nii rasket tööd, et sa põleksid läbi, et puhkama peab ka, eks ju. Ja tema õpetas mulle, kuidas siis liigsest sellisest naisenergiast tulla, tasakaalustada endas ka seda meesenergia osa ja nüüd jah, et kui ma varem mõtlesin, et oh my god, see on nii raske, sest mul loomuomane energia on tegelikult sünnist saati on rohkem naisenergia, siis nüüd ma mõtlen, et see ajastu lihtsalt nõuab seda, et sul on mõlemad tasakaalus ja see on olnud kingitus, et mul on see võimalus olnud või aastate pikkune kogemus seda integreerida kõik, et meis kõigis on need mõlemad ja me oleme mõlemad kinkinud teineteisele seda, et me tasakaalustasime need ja ma usun, et me oleme väga tugevad ja vastupidavad ja julged selles osas oma tegemistes ja elu hoiab ja ma usun, et kui sa veel ei mõista isegi peale minu seda lugu, mis mees ja naise energiate tasakaal, eks ju, siis igas indiviidis, siis just see loob draamavaba, kaassõltuvusvaba suhtumise, energia, sünergia ka paari suhtes tegelikult, sest sa ei ole liiga niidi. Sa oled tervik, sa oled tervenenud tegelikult. See on see ilus osa ja see ei tähendab, et huvide puudus on vastupidi. See on ääretult küps
armastus ja usaldusruum ja loomine, tasakaalus loomine kahe indiviidi poolt ja see on ilus. Ja ma tahan seda ka öelda, et kui sa veel ei tea ja ei ole valmis sellega, siis aina mida enam me edasi lähme veevalla ajastus, seda enam inimkonda nagu elu treenib või annab mõista, et see on oluline. Sest ei üks ega üks põleb läbi, teine jääb liiga abituks ootama väljas kuskilt päästmist. Varem või hiljem elu kuidagi õpetab sellepärast, et meil on vaja hingena edasi areneda. Ja selle ongi see uju või upu on see 2026 aasta päris palju nii. Ja see ongi see, et uju ikkagi. Uju, leia see tasakaal. Tuleta endale meelde, kes kardab vett või ujumist või tuleta endale meelde, et tegelikult vesi kannab. Elu kannab, vesi kannab. Kui sa ei siple, kui sa ei muretse, siis sa ei ole nii raske, sa ei vaju kuhugi, sa tegelikult tuled vee pinnale ise, kui sa lased kõik minna ja tegelikult see ujumine on hästi loomulik ja kerge siis, kui sa saad aru. Et see on selline, et mine selle vooluga kaasa, aga tee ka sisetööd, enesearenguteed. Ja siis on sul kõik hästi. Okei, kohtumiseni.